Paus siin Vanemuise majas endiselt kestab, presidendipaar mõne hetke pärast juba jätkab kätlemist ja te vaatate mindlasti mingist või kellestki ilma ei jää, aga mul on väga hea meel teile tutvustada täna täiesti ühte ajaloolist külla kutsutute seltskonda. Nimelt on mul siin õed Kadri, Kerti ja Triin Vissel ja ajaloos esimest korda on ühe kutse saanud korraga 3 inimest. Nii et selles mõttes jääte te igal juhul mingis juba selles mõttes Eesti ajalukku. Aga miks tõenäoliselt president on teid kutsunud, on see, et te tegelete 3 sõsara hõrgutiste nime all tõesti selliste maitsvate toitude pakkumisega, olemata ise üldse kuidagi kokandusega seotud. Miks te seda teete? Sellepärast, et meile meeldib see. Kohe esimesest hetkest, ma saan aru, osalesite mingil ühel laadal ja peale seda äriõnn naeratas nii laialt, et otsustasite sellega tegelema hakata. No meil on ikka vanast ajast juba oma pereringist see kogemus, et toitu tegemine on üks väga oluline asi elus. Ja siis, kui kuningriigi päeval läks meie jaoks igavaks, tahtsime osaleda selles, anda oma panuse ja oskasime seda niimoodi. Kuidas see söögi tegemine teil ära jaotatud on, sest tegelikult ei ole see hõrgutisse tegemine ju nüüd praegu juba enam ainukene asi, vaid tegelikult te olete lausa võtnud üle ühe kooliköögi. Ja, tegelikult on meil 3 peale 3 ettevõtet, et 2 neist tegelevad toiduettevõtlusega ja Triin teeb lisaks eratoitlustamistele ka toitu Rosma kooliköögis. No see Rosma kooliköök, ma usun, oli ju see põhjus, miks Evelin Ilves teile külla tuli. Te otsustasite hakata tegema süüa teistmoodi, kui koolides tegelikult tehakse. Mis selles koolitoidu menüüs siis tegelikult vale on? No ma arvan, et vale on, või mitte vale, aga see suhtumine peab olema sarnane, nagu tehakse kodutoitu. Teha parimast toorainest parimat toitu. Et lapsed tunnevad selle väga hästi ära. Seda tehakse, ma arvan, kõik kokad püüavad teha parimast toorainest parimat toitu. See on alati nii. Noh, kui tahad kohalikust toorainest seda teha, et see on võib-olla natuke ebatavaline meie puhul, et me püüame võimalikult palju koha pealt, sealt ümberkaudu vähemalt 100 kilomeetri raadiusest saada oma tooraine. Kadri, ma saan aru, et teil on isegi käinud Eesti tippkokad. Ma tean, Peeter ka Pihel, Eesti võib-olla kõige kuulsam ja räägitum kokka piiri taga on käinud teil süüa tegemas. Mismoodi selline asi juhtus? Meil tõesti avanes see võimaluse projekti raames siis saada natuke juhendamist parimatelt kokkadelt. Et ta tuli siis meile 1 päevaks appi ja meie käisime ka samast ema juures siis Tallinnas nippe saamas. Meil lihtsalt vedas. Ja nüüd me jõuame tegelikult selle kõige peamise juurde. Kokandust, kes teist õppinud on? No mina küll ei ole. Mina ütlen küll, et me oleme õppinud oma emalt. Et oleme juba lapsest saadik näinud, kuidas toitu tehakse, kuidas toorainet kasvatatakse ja seda teeme me ka edasi. No ema on väga tore ja ema peab õpetama tütreid süüa tegema, aga dokumenti, ametlikku tunnistust enamasti ema ju ei väljasta. No seda meil ei ole tõesti. Et mina arvan, et kui teha midagi südamega, siis saab seda hästi teha. No, Kadri, tegelikult teie olete hoopis õppinud rahvustekstiili. Teil on olnud omad näitused, väljapanekud, mis ei ole mitte ainult siis Setumaal, vaid on jõudnud ka suurde linna. Mis praegu tööl käsil on? Millist näitust praegu kavandate planeerite? Näitus praegu plaanis ei ole uut, aga praegu tegelen ikkagi rahvarõivaste osade kudumisega, et triibuseeliku kangad ja seto naiste hamekäised on praegu töös. Siis ma pean lisama, et üks siit vestlejatest on veel tegelikult hoopis sotsiaalteadust õppinud ja üks on veel muinsuskaitsja, nii et selline seltskond on tegelikult see, kes siis Eesti koolitoitu püüab teistsuguseks muuta ehk 3 moodustavad need 3 setu õde Eesti oma Jamie Oliveri. Suur aitäh teile ja õige pea juba siis presidendiga kohtumine ees seisab, aga presidendipaar on valmis ja järjekordsed külalised kohe hetke pärast nendega kätlemas.